No nii, tere jälle. Vaata nööki teie ees, oleme varjunud troonides ja stuudiosse turvaliste seinte vahele ja oleme jõudnud aprillikuusse. Mis meil märts jäi, seda räägime kohe Sveniga. No märtsis muidugi algasid väga ebameeldivad arengud ja eelkõige algas sõda. Ja see on väga halb, sellepärast, et inimesed on harjunud, et sõda käib Ukrainas ja nüüd järsku tulevad uudised Hormuzi lahest. Väga palju on segadust. Inimesed ei saa aru üldse, kelle poole hoida, milline lipp, kuhu riputada. Täielik peataolek. Peale selle igasugused ebameeldivused nagu diisli hind. Ja võtame siis endale täna sellise selgelt nägija ülesande ja üritame selgeks saada, mis Iraanis toimub ja mis saab edasi. Sellepärast, et lehti ei tohi uskuda, seal on sõjapropaganda ja valed. Kuidagi tuleb nagu vahetu kaemusega jõuda nagu tulemuseni. Ja mul on selline hüpotees, et seal tõesti käib sõda. Kindel ei saa olla, sellepärast, et kõik need videod võivad olla võltsitud, jutt võib olla vale, aga selline tunne on, et nagu asi on halb. Kuidas sinul tunne on? Ja ega tänapäeva TI või AI, ütleme siis tehisintellekti ajastul ei oskagi täpselt ka seisukohta võtta, et see, mida inimesed räägivad, kuulda on võib-olla sealt autentset infoallikatest ikka midagi tilgub, aga väga palju on muidugi võltsi. Ega need ikka päris näitlejad ei ole, kes seal möllavad. Mina kuulan ühte podcasti mõnikord ja selle autorit oli välja, ta oli selline imelik, ei olnud nagu päris inimese moodi ja nüüd tuleb välja, et ta on Iraanist. Aga tal on päris head külalised, seal igasugused sõjaväelased, endised ja luurajad ja nüüd ta tunnistas üles, et ta on Iraanist, kuna juttu tuli mingisugusest piirkonnast, keegi saad aru, mis ma olen sealt pärit, et see on siuke koht, aga ega see koht nagu tore ei olnud. Nii et selles mõttes ega seda iraanlast ka ei saa uskuda. No ja kelle poolt olla, see on veel kõige hullem asi. Mina arvan, et tark on olla mõlemi vastu. Et siis ei eksi, kui sa vale poole valid, sellest võib tulla kohutav jama. Jah, lippude teema ju ka. Ja kus sa praegu... Ja ei ole Iraani lippu kuskilt saada. Ma olen proovinud, Iraanist ilmselt saaks tellida, aga seal laevad ju ei käi, eks ole, lennukid ei lenda, kuidas selle kätte saad. No liputehasest võib-olla siis tellida. Ilmselt tuleks tellida, sellepärast, et nii see asi ikkagi ei lähe. Aga ütleme, et peamegi ausalt ütlema, et me ei tea, mis Iraanis on ja ega vist ei tea ka, mis saab. Et midagi peab saama, ega siis nii see asi ei jää juba. Ütleme, ajalugu näitab, et Iraanis on kogu aeg midagi saanud, seal on midagi juhtunud, sest see on väga vana riik, vana rahvas ja seal Madin käis juba, ma ei tea, 2500 aastat tagasi. Spartalastega sõdisid, eks ole, ei läinud hästi, Aleksander Suurega sõdisid, väga halvasti läks. Nad on kogu aeg sõdinud, ega siis roomlastega. Ma ei teagi, kuidas see Rooma, seal läks nii ja naa, aga siis nad hakkasid, Rooma nagu kadus ära, nagu tänapäeval Euroopa mandus ja järgi Ida-Rooma ehk Bütsants, nagu tänapäeval Ameerika. Et seal oli nagu mingi tsivilisatsioon oli veel alles, hakkasid sellega sõdima, sõdisid 100 aastaid, jagu ei saanud. Ei kaotanud ka. Siuke 50-60 pusserdamine. Ja pusserdasid nii, et mõlemad, nii Bütsants kui Pärsia olid nagu nõrgaks jäänud, siis tulid moslemid peale 20 aastaga valutasid kõik ära. Ja nüüd nad on siis moslemid. Siis tulid muidugi veel Džingis Khan tuli sinna, see tappis üldse kõik ära. Seal väga halvasti läks selle asjaga seal. Aga näed, alles on, et nad oskavad kõik sõjad kaotada, aga samas nagu pärast seda ilmitsevad nagu kuidagi edasi, et see on, et seal isegi see, ütleme, võit ei saagi olla nagu eesmärk. Need on küllalt võidetud juba Aleksandrist ja spartalastest peale. Ei aita, see võit ei ole piisav, siin tuleb üldse läheneda teistmoodi ja kuidas ma ei oska öelda. Džingis Khanil oli teine lähenemine, võit plus kõik maha tappa. Ikka kuidagi nagu see asi ei õnnestunud ja mul on ideed otsas, ma ütlen ausalt. Ei oska aidata neid kuidagi. Kõik on proovitud, mitte midagi ei aita. Nüüd proovitakse kiviaega pommitada, võib-olla see, võib-olla aitab. Võt see jah, et läheb nagu kiviaega tagasi. Jah, et elekter ära, beisi ära, kõik internet ära, et vaadake ise siis seal, kuidas saate, aga ma arvan, et enne seda Aleksandrit nad olid ka kiviajas ja elasid selle kuidagi üle. Mis moodi ei tea. Enamus rahvaid on kunagi olnud kiviajas. On, mõni on jah seal olnud kauem. Või vähemalt nende esivanemad on olnud kiviajas, et selles mõttes, kas see nüüd on kõige parem lahendus?
aga no tsivilisatsioonide häll on ta seal kandis ikka olnud. Iraagi praegusel maadel on ju Iraagi just on Mesopotaamia, Tigris ja Eufrati vahel. See kõik, see on ju seal kõik need maailma jaod, Hiina, Aafrikat, kõik nad seal kokku saavad, Euraasiad. Ja muidugi seal on kõvasti seda maavara värki. No maavara on ja see on veider, et nad on ikkagi maailma ajaloos peale selle madinate, mida nad on kogu aeg pidanud ja enamuses ka kaotanud, ikkagi töötanud välja esimese sellise globaalse usundi. No see oli Zoroastrism, mis nüüd on küll, moslemid on selle nagu enam-vähem nagu turult välja tõrjunud, et neid igavese tulega torne seal enam nagu ei, võib-olla tornid on, aga tuld ei ole. Et see asi on natuke halb. Eks Bütsansi tüübid kustutasid neil ka vahepeal seda igavest tuld ära, aga näed, võtsid uue usu vastu ja ei aita midagi, väga halb on. Aga ütleme, et võõrad sõjad võõraks sõjaks, ega me siin ka nüüd päris nagu tühjade pihkudega ei ole, meil on droonid. No meil on oma sõda, jah. Jah. Droonid, no meil on droonitõrje muidugi tasemel, Auvere Korsten tõmbas kohe maha esimese drooni maha, et naer tuli peale. Isegi ei teinud kriimu, väike kriimustas ainult. Et siin on nagu selles mõttes on kindlates kätes see kaitse meil. No ütleme, et nagu see kraavgi, mis meil on vale koha peal, et korsten on vähemalt õige koha peal ja kui neid korstnaid juurde ehitada. Neid peaks rohkem tegema. No gaasi mingit jaam hakatakse ehitama, selle tuleks panna vähemalt 2 korstent. Kui võimalik 4. Siis oleks juba nagu pannud ritta, siis hakkab see droonimüür või kuidas ta pidi olema, suur droonimüür. Kaitsevõrgustik. No näiteks tuulikud, neid on nii palju varsti, et kuhugi ikka, keegi ikka saab ära kaitse. Ja nad ringlevad, korsten on paigal. Aga kui see tuulik ringleb, ta ikka ehmatab drooni ära, kui see vehib kätega. Korstende küll, kui tuleks ka propellerit panna. Peaks küll panema, jah. Lihtsalt käib ringi, ega ta ei lükkab Venemaale tagasi või Ukrainasse või kus ta tuleb. Peas, et ringi käib ja segab elu. Et selles mõttes meil on arenguid, jah. Muidugi mõned inimesed kurdavad, et sellest võib jama tulla, et kui need droonid nagu on Ukraina omad ja siit Eesti pealt lähevad, panevad Venemaa põlema, et venelastele võib-olla ei meeldi selline asi. Et äkki et nad tulevad siis hakkad meid mölisema. Riidlema. No mölisevad nad juba niikuinii, aga et võib-olla saadavad ka mõne drooni vastu. No ei ole viga, meil on ikkagi korstnad olemas. No korstnad jah, aga või ei lähe. No aga korsten on küll, aga mina sain Pärnus üks öösel nagu pihta ei saanud, aga hoiatuse sai, mulle telefoni tuli hoiatus, et on drooni oht. Ei olnud drooni oht. Õhuoht oli, õõtäht ei olnud, öötäht oli. Aga Saaremaalt tuli siis? No kas ta tuli Saaremaalt või kuskilt sealt kandist, võib-olla mere pealt, no ei tea. No jaa, aga vaata, seal ongi nüüd küsimus selles, et kuhu sa siis kaevud, et meie tulime siia stuudiosse peitu praegu, aga kui kell 1 tuleb hoiatus ja kell 5 võetakse maha hommikul, siis peaks olema siis mingi terve selle öö peaks istuma keldris. No, hommikul kell 5 tulin siis keldrist välja, kui see maha tuli. No, minul läks hästi hoiatus. Sellepärast, et ma olen nagu elu on õpetanud. Jah, magasin sellepärast, et mul on telefonis see režiim, et õhtul sellest ajast hommikul selle ajani ei saa helistada, ei saa sõnumeid saada, ei saa segada. No, ja siis hommikul vaatasin, sõda on vahepeal käinud. Maja on terve. Siis sa ei kuulnud isegi neid NATO hävitud õrna sosinat ka ei kuulnud siis. See oli Vabaduse sosin. See oli Vabaduse sosin. Magasin maha. Leetud lugu oleks pidanud. Keegi peaks lindistama ja panema üles. Siis mõtled, mida ma täna kuulan? Pink Floyd ei taha enam kuulata, Zeppelini ei taha. Vabaduse sosina panen peale ja kuulad õhtu otsa. Päris hea, ma arvan. Kuule, aga see on nagu uinutav. Meditatiivne. Ega see Stratkomi mees oli hea naljamas ju, kes selgitas seal kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni juht. Tema ütles ju veel seda ka, et ega kooli tuleb ikka minna, mis siis, et pommid lendavad või droonid, et kui õpitud ei ole, see ei ole vabandus. Et nii, et kui tööle ka ütled, et täna ei viitsi tulla, see ei vabanda. Et kui sa saad... No tööle sa ei saa ka öelda, et ei ole õpitud. Ma ei ole seda tööd õppinud. Ma ei kui sa ei ole õppinud seda tööd, no ministrid on enam-vähem sellised, kes pole õppinud seda tööd. Neid ka pead ikka tulema siis tööle. Kes neist on õppinud seda. Ja igal juhul drooni arengud on selles mõttes huvitavad, et ei peagi enam nii väga neid sõjauudiseid nagu mujalt maailmast nagu jälgima. Et mis sõjad seal on, aga meil omal ka kujuneb vaikselt. Et kindlasti paljudele inimestele sõda meeldib ja nad, kui see lõpuks siis nüüd
see droonivärk annab tulemuse, et me olemegi sõjas, ma olen väga paljud on õnnelikud. No nüüd läks lahti. Kuule, aga ära ütle, ega Ukraina ju seal kõrgemal tasemel Soomes ka läks mõni droon, aga nende käest paluti vabandust, aga meie käest ei palutud, meil öeldi, et võtke ja tehke ise, mis tahate nende. Need drooni võite omale jätta. Võtke enda need jupid ja tehke võrr sellest, et siin vabandusi ei olnud vaja pilduda. No aga mis see vabandus muudab, kas Soomes on nüüd parem pärast seda? Midagi, see on lihtsalt enese pettus. Üks drooniga ikka pool pead läinud, ega see vabandus nagu nüüd aju tagasi ei too, mis on põõsas laiali. Aga see üks droon kukkuski ju päris Talumäe hoovi lähedale, ega siis see on ikka ohtlik ka võib-olla või ikka midagi tuleb olla. Eks nad mõnikord kukuvad ja mõnikord on ohtlikud. Siiamaani veel ei ole ohtlikud olnud. Mis nad lehes muidu ütlesid selle kohta, et ei ole mingit ohtu, et vaadake, et lihtsalt hoidke silmad lahti. No vaata, eks need lehed on nagu sellised, et need vahel kordavad või väga sageli seda juttu, mida ametnikud ütlevad, aga ametnikud tahavad sellist jahu näost välja, ilmselge plära, et selles mõttes, ega neid lugusid nüüd, see on nagu nende sõdadega, et Neil on vastu rääkivused. Ei saa alla lasta sellepärast, et on rahu. Ja, et liiga lähedal Vene piirile. See ka, et siis nagu provotseerib. Et las tuleb kaugemale. Ja, et las nad siit Eestist lähevad Venemaale, see ei provotseeri. Aga kui sa siin nüüd nad alla lased Eestis, see provotseerib. Ja. Et selles mõttes, selline see mõtlemine on ja sellistele järeldustele on jõutud. Nii, aga siis me ei saa ka öelda. Üks signaal oli umbes, et istuge üldse, olge kõige kindlam on olla oma kodu voodis, kui tuleb. See on nagu jälle imelik, et mis sa siis häire annavad, kui niikuinii inimesed enamasti ongi voodis. Mina mäletan sõnumis oli selline, et kui drooni märgates varju, aga mul kapi peal 2 drooni. Et kas ma nüüd varjun kapi alla või voodi alla, et kuhu ma seal varjun. Drooni ma ju märkan, aga kui tule põlema panen, öösel võib-olla on pime, siis kohe märka, aetakse üles, paned tule põlema, ai droon, varjun. Selline lugu oli. Aga loodame, et neid naljakaid sõnumeid tuleb veel. Loodame, jah, naljakaid. No seal oli õhu oht ja midagi oli, mingi öövärk oli veel seal. Või mäletagi enam täpselt. Aga ma arvasin alguses, et neil ei ole klaviatuuril õ-tähte. Aga kui teine sõnum tuli, siis oli häire lõpp või midagi sellist, et õ-täht siiski oli olemas. Et see õhu ei ole seal nagu selle pärast, et ei ole õõd. Eks tal läks kiireks võib-olla. Aga tartlastel tuli õ-tähega, neil oli õhuoht, aga meil Pärnus oli õhuoht. Ja selle õhuohuga mõni läkski siis. Üks asi veel, väga hea detail on, ma ei tea, kas teil on Rakveres need punased lapakad nagu sellised tänavate ääres, kus on kirjas, kus on need varjumiskohad. Kuule, aadressid. Ma ei ole näinud mingi parklangus küllist. Mina Pärnus ka ei näinud, aga ma rattaga uhasin lihtsameelselt ringi ja paikusel ma nägin seda punast lapakat. Ja seal oli, et see minule kõige lähem koht oli väga oluline. See oli 2 korda veel kirjutatud sinna nimekirja. Et ma kindlasti märkaksin seda, et korra silm libiseb üle ei näe, aga teine kord veel, et siis telt võiks panna kõik kohad 2 korda. Käisid seal sees? Öösel on kinni, see on kaubanduskeskus, seal on küll aadress. Kui häire on, siis on ka kinni, jah? On hea, mingid lihtsameelsed käisidki kobistamas ukse taga, ei saanud Pärnu keskusesse sisse kuidagi. No ei saa, muidu oleks hea öösel. Ostad asju või võtad niisama või laenad, liisid, kuidas sobib. Aga ei saanud varjuda. Aga mõned ütlevad jälle, et selle varjumisega ongi et toas kõige parem. No jah, ega siis... Aga selle punase lapaka peal oli... Samas öeldakse, et kõige rohkem sureb ka inimesi oma kodus, et... Kas siin on mingid seoseid? See on ära maga kodus. Maga külas. Elad kauem. Ja see on, kui seal inimesed peakski niimoodi maga neid vahetama, et siis oleks... Küla korda käiva. Tere, tulin sulle troonivarju. Jah, et sa, mine minu juurde. Minu juurde, ma olen siin. Aga selle punase lapaka peal oli veel nagu nõuandeid antud. Ja üks nõuanne oli selline, et kui sa oled väljas, siis mine varjumiskohta. Aga kui sa oled kodus, siis jää koju ja liigu varjumiskoha poole. Liigu, jah. Ja siis ma ütlesin, et see tähendab seda, et sa ole kodus, ära kodust välja mine, eks ole. Aga samas, kui sa oled kodus,
ütleme köögis ja varjumiskoht on magamistoa poole, siis liigud köögist magamistuppa, sest see on varjendi pool. Sa liigud sinna, no nagu palvetad Mekka poole, eks ole, samamoodi sa nagu liigud toas sinna sa pead koos koduga liikuma. Seal jah, see ütleme nende sõnumite vormistamises on kas teatav nagu selline ebaloogika või selline, noh, ütleme, mingi ärevus on sees olnud. Ütleme, neil ei ole omavahel kokku lepitud täpselt, mida teha. No, ma tahtnud anda nagu 2 head nõuannet korraga, aga no neid korraga teha, korraga kodus olla ja varjendisse minna ei saa. Aga kodu piirides selle varjumiskoha poole, Pärnus muidugi ei ole ühtegi varjendit, mis töötaks. Võibolla mingid varemeid on eelmise okupatsiooni ajast. Aga noh. Seal oli ju see ka veel, mis asi sellega on, et ei tohi neid, kui sa leiad drooni, et see ei tohi seda jagada infot ja ka sotsiaalmeedias kuskil, et seda asukohta, et tekib mingi liigne huvi või mis sellega oli? Ja, et ma arvan, et nad tahavad ära salastada. Võibolla sealt saab mingid head saaki. Võibolla hoopis salasigarette saadetud, eks ole, üle piiri. Mõnikord on juhtunud, et need on salakauba vedajate droonid. Et siis nagu ametnikud tahavad selle kõik endale võtta. Et muidu tulevad selle... Nad tahavad ennem kontrollida, mis seal kaasas on. Et kui on midagi head, siis võtaks endale, et suva inimesed ei läheks seal. Muidugi suitsud on kallid tänapäeval. Mingi julgeoleku suhtes ei tohiks olla mingi probleemi, sest ega siis üks droon ühte samasse kohta 2 korda ei kuku ju. No siiamaani ei ole kukkunud, jah. Ei saagi aru, miks ei tohi. Ikka salajane värk. Neid on ka nii vähe kukkunud, kui neid rohkem hakkab kukkuma, küll nad siis kukuvad sinna samasse auku ka. Nagu lademete kaupa, aga neid jah, liigub palju. Öeldi, et oli 10 või alla 10, aga seal mina nägin ühte videot, kus Tartu kohal oli 16 valget täppi lendas. Siis veel keegi ütles kuskil, temal oli 5 tükki maja kohal. Üks oli see, võib-olla see rakett, mis selle kuu peale saadeti, ei olnud see? Nad ühes koos liikusid niimoodi, et seal nagu... ei tea, see on, üldse on veider, et kui nad pidid olema nagu Venemaalt tagasi tulnud või Venemaa on nad nagu kuidagi hulluks ajanud ja segi ajanud, et kuidas see parv nagu ilusti koos liikus, et kui nad peaks olema... Läksid kollektiivselt segi. Läksid ühte moodi lolliks, see võib nii olla. Aga muidu ma mõtlen veel varjumise koha pealt ja tõenäosusteooria koha pealt, et võib-olla tuleks ikkagi varju minna just selle koha peale, kus juba kukkus, et kui ei kuku enam uuesti sama koha peale. Jah, seal peakski olema need kaarti peal kohad, kuhu on kukkunud, siis see lähim koht, kuhu sulle on kukkunud, lähed sinna. Aga mitte nii, et varjame ja ärme räägi sellest. Võib-olla need ametnikud ja eliit tahab ise minna. See on väga hea mõte. Just nimelt need kohad peavad olema kindlasti avalikustatud. Need on eluliselt tähtis sinna minna. Vähemalt esialgu. Vähemalt me teame, et Auvere korstna juurde võib minna. Korstna otsa. Kui sul seal all vahid, ega ei ole kindel, et sa pääsed. Kui sa ikka korstna otsa olid, siis on asi hea. Aga läheme edasi, et ka siis ärevad ajad on ju mitte ainult meil siin, eks ole, Eestimaal, vaid ka eestlastel laias maailmas. Näiteks Kaja Kallas, meie kõige tuntum poliitik, on nüüd jälle siis... pannud ennast maksma ja siis selgitanud Ameerika Rubiole, see on siis välisminister meie mõttes, eks ole, sekretär, seal selline sekretär, kes on nagu meie mõttes minister, et esitas siis küsimuse, et aastad on möödas ja Venemaa pole liigutanud, et millal teie kannatus otsa saab. See oli mõte selles, et Ameerika on nagu rääkinud seda Ukraina rahujuttu, et rahu ei ole, et mis toimub. Mille peale siis väga sõbralikus toonis loomulikult nagu Kaja Kallasel on omane selline, niimoodi delikaatselt, intelligentselt. Ja selle peale siis Rubio vastas, võib-olla mitte nii delikaatselt ja nii nagu intelligentselt, et teeme kõik endast oleneva, et sõda lõpetada. Kui te arvate, et saate seda paremini teha, siis tehke ära, me astume kõrvale. Aga ma ei ole kuulnud. Mida siis vaba maailma liider vastas, meie vaba maailma? No kõrvale ei ole astunud. Aga sai vähemalt ära öelda. Ja, et ei tea, võib-olla siis nüüd, ma ei tea, kes siin keegi võiks kõrvale astuda, sest asi ei edene, et sõdu tuleb ikkagi juurde, mitte ei jää vähemaks. No aga vähemalt see viisakus säilis, et... Ei, kõik, selles mõttes oli jah, pärast veel räägiti veel sõbralikumalt oma vahel, seal ei ole teada, mida räägiti, aga on teada, et see oli väga sõbralik. Et kostus läbi uste. No, nii sõbralik. Kostus igasse toimetus, et nii see käis. Et selles mõttes on hea, et me oleme ikkagi nagu, kuidas öelda, kui me Euroopa Liitu läksime, siis öeldi, et me oleme otsustajate hulgas.
nii, nüüd me olime kindlad, see oli G7 tuli kokku, me olime otsustajate hulgas, võib-olla esimest korda maailma ajaloos ja isegi ütlesime midagi, mitte lihtsalt seal vaikselt ei kuulanud, mis targemad räägivad, panime ennast maksma. Noh, nüüd kõik teavad küll, milline on siis nagu Euroopa seisukoht on ka Eesti seisukoht. Meil on ju see ka, et ei ole kunagi üksi. Oi, seda ei ole ammu enam olnud. Kätes, mitte kunagi üksi, me oleme ju kõik koos. No vaata, kui sul on droon, lendab ümber mäe, sa ei saa olla üksi. Ta on nagu robot või selline. Ta näeb ka. Ja ikkagi, midagi ikka, parem kui mitte midagi. Aga plaan B neil ka ei ole, meil oli plaan B vähemalt. No plaan B oli ja nüüd seda plaan B on kiidetud mitu korda. Ajakirjanikud on kuidagi jutuks võtnud jube asi see plaan B, et oleks nagu vaja, aga omal ajal kõik muidugi sõimasid ja vandusid. Küll on pikad juhtunud, mis teil viga on? Et näed, kui nagu paar drooni tuleb kohe loksub mõtlemine paika, aga sellist nagu abstraktsiooni võimet ei ole, et midagi võiks juhtuda. No võiks küsida meid siin, mis selle tulemas on Martilt ja Martinilt ja siis nad teavad, kuidas edasi käitu, kuhu atra seada, kuhu poole. No ma loodan, et nad nüüd edaspidi kuulavad hoolega, hoiavad igal sellisel intervjuul ja artiklil nagu silma peal. Tasuks küll, soovitada. Et sealt võib leida häid mõtteid. Sellel möödunud kuul siis tulid ju toredad uudised, et meil elekter tõusis jälle seal 800 ja rohkem raha ja diisel läks jälle kuskile, ma ise sõidan rohkem rattaga, et ma ei tea, palju diisel maksab, võib-olla sa käid bensiinijaamas rohkem. Kuule, diisel maksab rohkem kui bensiin praegu, aga varsti vist läheb jälle vastupidi ja võib-olla langeb kõik ära, kui sealt Väinast hakkavad need laevad liikuma õiges suunas. Aga praegu ta on mingi 2 euro kanti, ähvardatakse, et võib ka minna üle 3 ja nii edasi. Et seda ei tea, võib-olla see on lihtsalt paanika, võib-olla ärimeeste mingid trikid. Aga see muidugi on alati selge, nii kui kuskil maailmaturul tõuseb hind, siis meil tõuseb ka kohe, eks ole, toornafta hind, kui tõuseb. Nüüd on 140 või midagi sellist barrel. Aga oli siin alla 140, aga kui langeb, ega ta siis meil nagu nii ruttu jalgu selga ei võta. See laht on kaugel, eks ole. Languse siia jõudmine võtab aega. Viskoossus võib-olla, siuked vajub võiks. Aga mis puudutab diisel, siis mul on üks vana tsiip, sinna saab Krossi poest seda toiduõli, see maksab liiter on mingi sendid, ainult 60 senti. See topib seda sinna sisse. Oled proovinud niimoodi sõita? Ja, sõidab nagu miska. Võib-olla tuleb natuke... Kas kõik kuulsid, millega ja kuidas sõidetakse? Segada natuke igaks juhuks. Päris uuele autole ei tasu panna. Ma arvasin, et jalgratas on hea variant. Just sõitsin kuskil, olid hobused, olid kuskil lennuvälja kandis ja mõtlesin, et vaata, kus ülikud sõidavad hobustega ringi. Seda toiduõli saab rattaketile ka määrida. See on nagu universaalne vahend. No jah, võib-olla saab süüa ka. saab. Et kes varsti võib-olla on selline aeg, et sa ei saa seda enam paaki valada, see tuleb valada kuskile kaussi ja sisse. Aga kui tõsiselt rääkida, siis tegelikult teised riigid muidugi, Läti isegi ja siin meie naabrid on langetanud kütuseaktsiisi, et inimesed ikkagi saaksid ja osad riigid Leedus on samamoodi on siis rongipileteid nagu odavamaks tehtud, langetatud hinda, et inimestel nagu ikkagi raha rohkem kätte jääks, et nad ei peaks nii palju hävima. Aga meil vastupidi, meil on nüüd, tulime nüüd jutuga, me ei langeta aktsiisi või me ei tõsta aktsiisi, et me jätame. Teised langetavad, me ei tõsta. See suhtumine, see kõik on selle majandusega nii totaalselt käpuli aetud, et... Aga selle eest ei ole meil seda nagu müügipiirangut, eks ole, Sloveenias ja mitmel pool on neid ju, et sulle ei müüdagi, et olgu see hind hoitakse võib-olla madalal, aga selle eest sa ei saa jälle seda... Looda saa, varsti tuleb eurodirektiiv, ütleb, et ärge rohkem raisake, Meid ju nüüd nagu räägitaksegi, et väga mõistlik oleks teha sellised, väga koroona ajal olid lockdownid, et üks päev siis nädalas üldse ei sõida autoga, iga nägu jälle ka ei sõida või see on hästi palju piiranguid, kuidas siis põhiliselt istu kodus. Elektriautoga ka ei saa sõita, elekter on kallis. See on oma päiksepatarei, siis sõidada, kui seda ei ole, siis... Vaata, sul on hea, sa tegid jalgratta korda ja elu nagu lill. Ja nüüd nii järgmise korda tegemiseni saab sõita. Eks ta ju rattaga sõidad, tal on see paha asi, et ta kulub. Autod vist ei kulu niimoodi, aga rattad kuluvad hirmsasti. See tänapäeva metall on nii nagu ta on seal, et see...
on rohkem nagu seebi eest. Et jah, rattaga on tarvis sõita, rattaga. Aga ei saa öelda, et neil nagu sellisele elektrihindadele ja diisli hinnatõusule ei oleks pakutud lahendusi. Meil on ju olemas ministrid, kes riiki valitsevad ja mitte ainult ei valitse, vaid mõtlevad, kuidas saaks paremini valitseda, kuidas kõigil oleks hea. Ja üks sellistest nagu üldsuse ja ühise huvi eest võitlejatest on meie keskkonnaminister. Ta on energeetika ja keskkonnaminister härra Sutt. Kui on seltsimees, ma ei tea, ta on tema härra vist ikka rohkem. No tänapäeval on kõik rohkem härra kui seltsimees. Ja temal on siis selline seisukoht, et jah, et nagu hästi ei ole. No elektriga nii ja nii võiks olla parem. Et mis tuleb teha? Pane nüüd tähele. Tal oli mingi mõte. Tal on väga hea mõte. Et soodsaima lahendusena näeb minister uute maismaa tuuleparkide tulekut, kirjutab ajaleht. Ma räägin, millest me räägime. Need vanad, need Soome omad oli üldse maha müüa, sellist mõtet. Aga uued, need on head. Ja kui need uued tulevad, neid on siis tarvis teha nii palju, et oleks kuskil 100–110 seda Michalit, seda suuremat. Nii. Ja võt siis on hästi. Palju siis on juurde? 100 on veel? No 100–110 oleks hea, jah. Aga väike Maarjas juba pidi 100 tükki tulema. No siis ongi hea, kui nad sinna tulevad, aga nad ei ole ju tulnud veel. Et selles mõttes, Sutil on plaan olemas. See on alati on niimoodi, et kui on mingisugune kommunistidel just, et kui kommunistlik riik on nagu hädas, mida teha, milles on probleem? Vähe kommunismi, rohkem kommunismi on vaja, rohkem laupäevakuid. Ja asi ei lähe muidugi paremaks. Ei, väga hea, las panevad, sest see võtab kõik, nad võtavad ju droonid alla kõik. Jah, aga ütleme, et suurtel isandatel on eks ole oma sellised ideed ja fantaasiad ja sellised ulmelised projektid. Aga lihtne inimene tahab ju ka elada, mis tema siis teeb? Oled sa tähele pannud, mis siis on nagu lihtsate inimeste elus? Lihtsal inimesel kolib ära. No üks kolib ära, aga see, kes ära kolida ei saa, see läheb vargile. Et vargused on läinud nagu üles, et meil on praegu just viimase 5 aasta nagu selline varguste rekord. Aga seal on muidugi niimoodi, et on 2 tüüpi vargaid. Ja ühed on need, kes siis on profivargad, need on tavaliselt kas Ida-Virumaalt või kuskilt välismaalt, ma ei tea, võib-olla on Ukrainast, võib-olla on mujalt. Ja need siis varastavad kalleid asju, kallist alkoholi, kalleid riideid, kalamarja. Kalamarja purkidel on ju need turvaelemendid küljes. Jaa, on küll, aga nad panevad kärud täis ja jooksevad käruga välja. Aga kõige targemad lükkavad ühte käru ees ja teist lohistavad järel. Ja siis, kui nad on saanud välja, aga nad on treenitud poisid, siis väljas on kampkottidega teisi kalkareid, kõik sealt korvist kohe kotti ja igaüks läheb ise suunas laiali ja hetkega. Nad on niimoodi varastavad. Aga kuhu nad viivad siis selle kalamarja? Müüvad maha järel turule? Kas neil on mingid kliendid, kes ostavad või on kokkuostjad? Ma ei tea, varastel vanasti olid kokkuostjad. Aga võib-olla nüüd ei ole, võib-olla müüvad otse, et tuleb selle keegi vastu, kalamarja tahad süüa. Vaesed ajad, et söövad ise. Vaata ei oska öelda, kuidas see täpselt muidugi käib. Ma lugesin ka seda, et need vargad on läinud mitte ainult ülbemaks või nagu kartmatumaks, vaid nad on ka agressiivsemaks läinud, et nii kui lähed ikka õiendama, ikka saad vastu nina ka ja parimal juhul võib-olla isegi hullemini. Et just täna lugesin, et agressiivsed on. On olnud enne ka. Mina mäletan seda, kui see minu lähedane pood, kodumarket oli veel säästukas. Ja hommikul ma siis töötasin reklaamis, ei olnud vaja väga vara hommikul tööle minna, nii et pood tehti lahti, läksin hommikul poodi. Mingisugune mõuramine käib kuskil. Siis jõudsin kassa juurde, tuli öelda, et kassa juures on mingisugune tüüp, kes otsustas mitte maksta. Viinapudel oli käes, siis otsustas ära minna. Seal mingi mõurati, kassapidaja mõuras, siis tuli turvatädi, hakkas mõurama, aga mõuramine ei aidanud. Ja siis see turvatädi oli hästi nagu välja õpetatud, ta võttis selle nagu tüübil, kas ta oli asotsiaal või midagi sellist välja, ta nägi selline kahtlane, võttis kuidagi nagu käe, tegi mingi sellise võtte, tõmbas kuidagi käe nagu endal jalgade vahelt läbi, et see kadjakas oli tal selja taga, käsi oli jalgade vahelt nagu selle tädi ees ja tädi siis väänas ta sõrmi. Ilmselt siis, et saaks nagu selle viinapudeli kätte või kuidagi saaks ta kontrolli alla. See tüüp nagu natuke aega lasi väänata neid sõrmi ja siis tõmbas lihtsalt käe ära. Aga see nii õnnetult, et ta nagu kangisüsteemil, et see tädi siis, ta on niimoodi, siin on see käsi, tõmbas käe ära, siis ta käis niimoodi näole ja vastu põrandat, nii et veri ja prillid lendasid. Tädi, jah, see turvatädi. Õudne, et ka see varaste värk on ikka ohtlik, aga
aga see lõppes hästi. Sellepärast, et seal oli tegelikult selliseid mehi veel, kes olid hommikul tulnud nagu viina ostma. Kõigil oli, paremas käes oli pudel. Aga see tüüp oli nagu siuke siga. Neil oli vasakes ja vaba, siis kolmekesi nad lükkasid oma vaba käega, paremas käes oli pudel, seda ei saanud kasutada, vasaku käega lükkasid selle jõrise ja nurka. Ja mina läksin ära, siis nemad hoidsid teda seal nurgas, käed olid eemal pudeliga, teise käega hoidsid seda kinni ja probleem ilmselt lahenes. Selline nagu ausate klientide solidaarsus nagu pani ennast maksma. Sina tahad ilma saada, ei lähe läbi. Mina pean selle pudelist maksma, see on hea, joodikute selline hommikul hoiti nagu selline subkultuur hoidis nagu halvem ära. Aga mis mina nägin oli jah, üks asi on vargus ja viiakse välja, aga on ka niimoodi, et ma konkreetselt nägin siin näinud nädalal, et toidupoes lihtsalt lapsed sõid ja jõid limonaadi ja sõid koha peal, krõpsusid seal letide taga. Ja et saaks natukene nagu keha kinnitust või maiustada. Et see on väga üks ilming vist, mida väga ei võib-olla lastel võib-olla ei olegi see, et nad nagu häda pärast varastavad. Tahavad maiustusi või midagi krõpse, midagi sellist nagu head. Aga, ja näiteks lastele ei müüda energiajook, et on täiesti, nüüd on energiajookidel ka ümber need turvaelemendid, purgi ümber. See on sellepärast, et seal nad ronivad nagu oravad mööda, need pannakse küll kõrgemale riiuli, et väike laps ei saaks ette, ei midagi, nad ronivad sinna üles ja varastavad neid energiajooke usinasti. See on nagu teine tüüp või kolmas tüüp, eks ole, et ühed on profivargad, siis on need, kes söövad. Amatöörid. Ja, siis on... siis on jah siuksed sööjad, siis on lapsed, eks ole, kes seal veel omaette susserdavad ja siis on suur kategooria, mida varem ei olnud, et inimesed, kes varastavad nagu süüa selliseid esmatarbe asju. Et odavaid asju, et kui need profivargad varastavad kallid, aga siis mõni varastatakse leiba täiesti. Kui ma seda lugesin, mõtlesin, aga mis mõttega leiba, et selline juustu saab hästi varastada või sinki. Miks sa ainult leiba varastada? Võib-olla inimene on harjunud leiba sööma. Aga leivale tuleks turvaelement külge. Just leivale, juustule meile pole vaja. Rosin asemel. Aga jaa, nüüd on üks huvitav. Elu on ikka raske tähendab. Ja sellele on viitab ka üks Rakverest üks väga stiilne näide, või iseloomulik näide, et oli seal, kus asus enne Mercedese keskus, luksautode keskus, müüdi Mersusid, nüüd asub odav toidupood, odav kett A1000 ja kliendid kattuvad. Osaliselt. Nii et sellised. Ei, A1000 on hea pood, mulle meeldib. Minu lähedal nagu ei ole, aga kui ma Viljandis käin, siis bussijaama juures. Aga just need, kes enne Mersu ostsid, nüüd käivad A1000 saab odav. Mina väga soovitan Viljandi A1000, et see on nüüd nagu tehtud suuremaks. Keegi küll ei tea enam, kus seal asjad on. Ei müüjad ega kliendid, keegi ei tea. Sa seikled, sealt on suur, eks ole. Aga saab samme. Näed, Prosecco on nüüd hoopis siin. Aga leia sealt mingi vorst üles, tükk aega tuleb vaevana ja keegi ei oska öelda ka, meil siin mingid inimesed tulevad, teevad seda ümber, aga meie ei tea, kus siin midagi on, keegi ei tea. Et täielik seiklus, et selles mõttes juba huvitav. Elu tuleb huvitavaks teha. Aga jah, et selline, ja siis veel selline number tuli ühest loost meelde, et kuni mingi kellegi, ma ei tea, mingi suurema poeketi esindaja siis rääkis, et neil kuni 1% varastatakse ära ja ega nad ju ei teata kõigist vargustest. Nad ikkagi, iga leivapätsi nad ilmselt ei hakka politseile nagu ette kandma, et seal need on ilmselt need suuremad vargused siis. Aga ütleme, et kuigi jah, see politsei ei saa seal poes ju väga midagi teha ja ega need firmad ei suuda ilmselt neid turvamehi ka nii palju palgata nagu vaja oleks. Et selles mõttes seda probleemi ma ei tea, kuidas saab lahendada. Vaesus on sageli põhjuseks, sageli siuke, kui inimesed ikkagi varastavad, võib öelda, et see on tööpuudus, ma ei tea, kas see on kõik vabatahtlikult vargaks hakanud või ka eluraskuste sunnil, ma mõtlen profivargaid, eks ole, et miks inimene seal siis neid tehnikat ja kallid riided varastab, et mingi põhjus peab ju sellel olema, et miks ta siis ei lähe tehasesse tööle. Samas peab ju seal varastatud kalamarjal ka olema ostja, siis ka müüvad ikkagi... Kui nad juba varastavad ja sellest elavad, nad on profid, nad muud ei teegi, et siis järelikult need ostjad on olemas, aga mina küll ei oska öelda, kuidas see ühendus, kuidas see nagu sealt varga kotist nagu satub siis siukse, ma ei tea kelle
No ilmselgelt nad üliku peolaua. Müüvad odavamalt siis kui poes. Ei tõenäoliselt, jah. Aga jaa. Muidugi see et ei jõua palgata või midagi, aga näiteks Krossi poed. Kross on rõõmustanud, ütleb, kui on, mida majandus halvemini läheb, seda rohkem on tema poes neid külastajaid, sest ta on nagu müüb sealt siis nagu tal on hästi palju poodi, siis ta saab hinda all hoida, reguleerida. Et selles suhtes on nagu erinevad. Mina ka kiidan, Krossil väga head poed. Uued Krossi poed on täiesti fantastilised. Valmistoit näiteks odav, väga sageli ja peekonit soovitan. Üks asi veel muidugi, et on ka need, mis asjad, toidukaubad, mis halvaks lähevad või on juba ületamas seda, et väga paljud inimesed ikkagi on sunnitud sealt letist või sealt korvist võtma. See ongi nagu loto, et ega nad üldjuhul ei ole halvaks läinud, aga mõnikord on. Mõnikord on, et sa alati oli elevus, kas täna saab head süüa või ei saanud. No aga kui sa ikka oled kaua ilma kalamarjata olnud ja siis järsku võtad ka värske kalamarjaga, see võib ka põhja alt ära liia. Ei. Siin ei tea kunagi. Aga samas jälle riik mõne koha peal on nagu väga hoolitsev ja nagu kehtestab ennast täiesti nagu karu. Selline, meil on nüüd üks seaduseelnõu siin, millega antakse või veel ei ole antud, aga kavatsetakse siis anda relvaluba keskkonnaametnikele. No mitte neile, kes metsas salaküttidega nagu sekeldavad, neil on olemas. Aga siis sellistele ametnikele, kes nad olid, kes umbes kontrollivad prükikaste ja kulupõletamist või lõkke põletamist, et aga seal järsku mingisuguseid, ma ei oska öelda, kilekotte kuritegelikul kombel ei põleta. Et siis on relvaga tuleb, eks ole, tüüp kohale. Tal on võimalus sind ka plate peale viia. Tal on antud sellised volitsed, ta võib teha läbi otsimise, kas sul on veel kilekotte, korjab kõik kokku maja pealt. See on päris jube, ma perspektiivsest ma ise olen tuntud büromaan, siis ma ikka meeldib põletada lõket ja panna sinna natukene ka võib-olla tammelehti sekka ja tea, mis sinna veel satub, jäätsi paber äkki. Aga siis, kui nüüd tuleb see ametnik püssiga, mis ta võib teha? Gaasirelvaga võib-olla või kuminuiaga või mis ta teeb? Käerauad, raudnuiad, need teleskoopnuiad, saad sellega üle küüru kohe. Hakkad siin jäätise pabereid põletama. Kurja tegija. Kõigepealt me tambime su maa ligi. Seda ei saa ju nähtamatult teha, see paistab kaugele. Sa pead ehitama sellise, kuidas öelda, sellise ringmüüri. No aga suits. No kuidas metsavennad punkri ahju kütsid, et suitsu ei tulnud, tead? Ei teagi. Võtsid neid kuivanud kuuskesid, mis olid seal metsas. Ja saagisid oksakohad välja. Vaata, oksakohast tuleb suitsu, aga sealt okste vahelt ei tule. Samamoodi, eks ole. Vaatad, kas on keegi, võtad kuuse, lõikad sealt okste vahelt selle puu välja ja põletad seda vaikselt. Rohelised okkad lasevad kõige rohkem. No värsket puud ei tohi üldse. Jälle tulevad annad nuiaga jälle, jah. Jaa, nii, et aga et selles mõttes tõesti on nagu, et see riik on olemas kuskil ja millega ta tegeleb näiteks prügilõketega, see on väga tähtis, prioriteedid on paigas, aga... Oluline ikkagi tegeletakse selliste teemadega. Kui tegeletakse? Ei ole nagu, prioriteedid on paigas. On ja ikka kõik kliima ja see värk. See peab olema. Aga samas on jälle see, et nüüd, kus on valimised tulemas, see on nüüd teine teema, aga kattub selles mõttes, et siis on ju ideid vaja valimistele, sa pead ju minema midagi rääkima. Ja see päris hullu tuuliku jutuga nagu eriti ei maksa või sellised lõkke tegemise eest saad raudnuiaga üle küüru, seda ka ei maksa rääkida. Ta oleks nagu, mis neile meeldib, on ju, mõtled. Ja üldiselt on välja mõeldud, et neile meeldivad EKRE ideed, inimestele siis. Ja on hakatud EKRE ideedega enne valimisi. Reformierakond näiteks on tulnud välja sellega, et kui kodus last kasvatad, et siis võiks nagu seda tulumaksu natukene alla võtta. Neil oli seal vähe mingi 3-4%. Nali. EKRE on need mõtted nagu paremini välja käinud ja varem. Aga näed, et väga täpselt nagu meil siin partei juht ütles, et meie ideed on juba võitnud. Ei, see nad võtavad üle üks asi ja teine asi, ellu nad niikuinii ei viisi, on selge. Aga nad võtavad üle nagu osaliselt, et nad võiksid ka lahjemalt just ja viletsamalt. Nagu EKRE, lahja EKRE või kuidas? Jah, siuke alkovaba. Reformierakond on lahja EKRE. See on 0 EKRE või 0%-ga. Kuigi neil oli mingisugune kongress või ma ei tea, mis asi,
suur kogu ja siis oli järsku olid sinimustvalged välja võetud, et no, muidu on ikka teised värvid. No, näed, valimised on lähedal. Ma mõtlesin, mis asja nagu sinimustvalged. Võib-olla nad kutsusid, et tule valija, tule siia. Ma näitan sulle lippu, et see Ukraina lipp, kas on lahe? Okay. See meie värvid, et või see kollane sinim. Aga vaata nüüd, see on see tagurlaste lipp sinimustvalged. Meeldib. No okei, me oleme siis see jäi pildile lihtsalt korraks. Ma arvan, et nad on testinud inimeste peale ikkagi asju. Ja leiavad, et see isamaaline värk ja sinimustvalge ja ikkagi lastevanemate maksudest vabastamine ikkagi on see, mida inimesed tahavad. Aga me peame siin rõhutama ikkagi, et need on kõik koopi. Nad valetavad. Jubedalt. Kohutavalt palju valetatakse. Aga meie oleme originaal. Originaal ja me ei valeta. Me mõtlemegi niimoodi, et tulekski nagu maksud nagu allapoole lasta. Aga nemad räägivad, see on tegelikult kogu Euroopas levinud praktika, et kui nagu sellistel konservatiivlistel ja isamaalasematel ja sellistel iseseisvusmeelsetel parteidel, nagu seal Ungaris kokku tulid, üks selline, teine selline, et kui neil hakkab hästi minema, siis need peavooluparteid hakkavad nende juttu rääkima enne valimisi ja rahvas siis vaatab, oi, näed nüüd niimoodi nii head juttu räägivad ja valivadki neid jälle. Ja siis saavad petta ja alati saavad petta. Ühe korra saavad petta, teise korra saavad petta, kolmanda korraga hakkavad vaikselt mõtlema, et vist immigratsioonist, mõni ikka mäletab, sellepärast, et ikka natuke Euroopas tuleb juurde seda nagu mõistlikumat rahvast. No vaikselt, aga tuleb. No seal on ju see ka, et alguses valetavad ja pärast ei tee, eks ole. Aga mis on nagu veel... Nad hakkavad ju kiruma neid, kes on seda asja ennem juba rääkinud. No ja, kui see alguses selle ideega, mõistliku ideega välja tuleks, siis ju sõimatakse nägu täis nagu plaan B-ga või selle sama laste mingi asjaga. Laste toetuski võetakse ära esimesel asja nagu võimule saadakse. Sõimatakse, siis võetakse endale üle. Siis tehakse vastupidist. Kõigepealt sõimatakse nagu mõistliku ideed, siis tehakse nagu keeratakse kõik, mitte lapsi ei toetata, vaid vastupidi, laste toetused võetakse ära. Aga valimised on lähedal, siis hakatakse valetama, et ei, meil on siin sellised mõtted ja niimoodi hakkame nagu ka nagu tegema. Praegu on ju, ma veel siin lisaks selle, et praegu on see Mart ja Martin Helme kõnetuur ja nüüd hakkabki lõppema, aga märtsis käis juba algus peale, eks ole. Ja seal on ikka rahvast täis, riiki täis, need erinevad kohad üle Eesti. Ja siis mõtled, et nii palju nagu neid poolehoidjad kõik mõistavad, saavad aru. Ja siis tullakse reitingutega välja, siis tõmmatakse plästi maha. No see oli nagu omal ajal see Trumpi ja Bideni valimine, et Bidenil oli seal 20 inimest ja Trumpil 200 000 umbes, nendel üritustel staadionid täis, eks ole. Siis kui hääli hakati lugema, eks ole, ja pollid olid alati 50-50, täpselt ühe palju on, ei ole seal või väga suurt vahet ei ole. Et väga südamesse ei maksa võtta neid uuringuid. Ega see tuur on väga edukas ja väga palju on positiivset vastuga ja viimati oli just Rakveres Uku Aru muusikamajas muide ja suur saal täis, nii et sama oli Pärnus, kui algas üldse. Rohelises majas oli ikka saal oli täis. Nii et tasub veel olida silma peale, kus veel minnakse, et siis saab käia. Ja ma väga soovitan nagu just jälgida nagu kõnesid, et need on nagu arukad, et seal nagu mingit nagu päris põhku jäeta. Ja seal antakse ka lahendused, mitte ei ole nii sama. Ja minu lemmiklahendus on see, et peab olema 2 miljonit eestlast. Et ei ole midagi, et siin mingisugune 600 000 ja 6000 sünnid või 800 000 alla miljoni eestlasi. Mina mäletan, kui mina käisin koolis, oli telekas saada ainult 1 miljon. Siis oli 1 miljon eestlast veel. Nüüd on, ma ei tea, kui on 800 000 järgi. Et me ju väheneme, et see tuleb ära lõpetada, meid peab saama rohkem. Tartus oli skulptuuri 100 000. No jah. See on nüüd... Seal on neid nulli vähemaks võetud. No ma arvan, et seal võiks olla 10 000. Aga selles mõttes jah, et on plaanid on olemas, ideed on olemas ja ideed on ka poliitiliste vaenlaste hulgas nagu populaarsed. Peab tunnistama. Plaan B näiteks on väga populaarseks saanud. Küllad enne karjus tegi NATO plaan B jah, et see võeti isegi kiita Rahvusringhäälingus. Uskumatu. Täiesti uskumatu. See oli uskumatu, mida... Aga selle positiivse noodiga võimegi lõpetada, on meil midagi väga olulist. Ma arvan, et ega siin midagi muud ei ole, kui et varjuge ja siis harjuge ära. Jah, ärgake üles ja magage voodis edasi, sest see on kõige turvalisem koht, nagu mõned ütlevad.
kohtumiseni. nägemist.